jalgpalli juurde ma olen sattunud eelkõige tänu oma lastele ja elukaaslasele. Kõik lapsed mängivad jalgpalli hoogsalt. Jalgpalliga olen tegelenud kooli ajal ja kui Ronaldo veel väike oli, siis natuke koolitas ja korraldas mulle treeninguid. Südamega jalgpalli juurde sattusin siis, kui Ronaldo alustas 1. klassis trennis käimist. Kala, riisi ja kastet. Käime rattaga sõitmas, jalutame, mängime lauamänge vahepeal õhtuti, vaatame filme. Lastevanemate turniiril tuli penaltiseeria, ütlesin emale, et sina ei lähe kindlasti lööma, kuid siis öeldi reegel, et ema peab kindlasti lööma ja minu ema läks seda lööma ning ta lõi selle palli varbaga nii ristnurka, et see pall jäi sinna põhimõtteliselt kinni. See oli päris äge. Ta on kange, aga samas rõõmus ja kange selles mõttes, et ta on nagu valmis kas või läbi seina minema nagu kas selle jaoks, nagu, mis meil on vaja või nagu, mis ta ise arvab, et mis kõige õigem on. Ma arvan, et see on väga hea omadus. See on võib-olla natukene nagu nii-öelda jutumärkides parim mälestus ongi sellest viimaselt turniirilt, emade turniirilt, kus ma vigastasin oma hüppeliiget ja see annab siiamaani tunda, et see nagu ei unune niipea, see turniiril osalemine. Kui Ronaldo lõi 15-aastaselt Premium-liigas värava, tahaks öelda, et väga tore, et on olemas alati. Pitsat, pastasi, halkatud liha, ahjus tehtud liha. Jätka seda, mis sa siiamaani teinud oled, aga lase mul vaikselt lendu tõusta. Vapru!